lähme reisile. Nonii, see on siis selline setung, mis meil on. See on Harri kott ja see on üks 3 minu kotist. Siis siin on meil sellised sööginõud ja kõik nagu matkamiseks tarvilik, priimused, potid, pannid, kõik nagu see lugu. Külmakass. Need 2 suurt kotikes, siin on meie magamiskotid, siin on ka laud, all on toolid ja kui me siia poole lähme, siis siin on meie tehnikakott ja sealpool on veel minu kotte ja värke-särke. Ehk siis iga millimeetri sellest autost, mis vähega võimalik, oleme me pannud oma asjade alla. Sellepärast, et me ei taha olla kusagil in the middle of nowhere ja saada aru, et pekki, selle ühe asja oleks nüüd ikka kaasa võtta. Pakime selle tibukese kokku. Ja alustame 5000 kilomeetri pikkust reisi ja sihtmärk on Korsika saar. Let's go! Let's go! Lodži linna Poolas. Kell on 8 hommikul. Täna õhtuks me jõuame Austriasse, Austria piiri äärde, peaaegu Itaaliasse, aga mitte päris. Ma mõtlesin sellele linnale ka oma hümni välja just praegu ja see läheb niimoodi. Lodž on lodž, la 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 la. La 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 lodž, la 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 la. See stiil on siin nagu nii napakas mu meelest. Ma nägin siin päris palju elupuid hoovides praegu. Näe, palun väga. Ja ma nüüd rikun teie tuju ära. Elupuud pidid hoidma kinni negatiivset energiat. Ehk siis, kui sul on koduhoov, mis on igalt poolt ümbritsetud elupuudega, siis see negatiivne energia nagu jääb sinna sisse. Ehk siis ma ei tea, mida sa tahad selle informatsiooniga. Oi, tema on see koer, kes on see paralik ja ei tule kallale, kui sa lähed varastama tema perenaise ehteid. We had the big 2 blocks left. Got completely stupid. No nii, Harri, räägi, mis on vahepeal juhtunud? Bensiin on otsa saamas. Ja kui palju meil on järgmise bensiinijaamani? Ma ei tea, 10 minutit sõita. Ma ei tea, palju see on kilomeetrites ja ma ei tea, palju meil range on, sest alla 20 kiltsa range'i ütleb lihtsalt, et range low. Nii et me nüüd sõidame üliaeglaselt kiirteel ja loodame, et me veame bensujaamani välja. Oh my god, see oleks täielik õudus, kui me jääksime siia kiirtee äärde praegu seisma, sellepärast, et siin ei ole lähedal mitte ühtegi bensiinijaama. Mida? See on kinni või? Vaada, see on maha tõmmatud. Oh, fuck. Näitab, et minna veel 3 minutit. Aga kas see koht on nüüd kinni või mitte, siin nagu see silt näitab, et see peaks olema kinni. Samas Google näitab, et see on lahti. Ma ei suuda rääkida, ma olen suht närvis. Kohe selgub tõde. Okei, vist ikka on lahti. Oota, see on lahti. Ma pole kunagi nii õnnelik olnud bensiinijaama jõudes. Ei vedas. Vedas täiega. Mulle meeldis, mõtle, kui oleksime jäänud teie äärde. Oh my god. Ma ei taha isegi mõelda selle peale. Mõnumast Poola värske diisel. Diiseltants. Ma mõtlesin nagu nii palju pikem. Appi, see on nii millenial, täiesti uudne. Appi, kui uudne. Tundsin ennast nii vanana praegu, kes teeb siukest tantsu. Diisel on ka vana asi. See on diislitants. Keegi on veel ossim kui meie. See ei ole, see on cool. Okei. Aga? Mul endal on see teooria, et ma saan nagu selle bensiinijaama selle logo järgi öeldud, kas siin on hea kohv või mitte. Ja ma arvan, et siin see kohv maitseb nagu kõrbenud maitse, või et see kohvil on kõrben maitse siin nagu. No, testime. Lähme testime ära. Ütle, et sa oled Poolas ilma seda ütlemata. Cheers. Vaatame, kas on kõrben maitse või mitte. Jumala normaalne. Anyway. Sa ei tea.
50 Cendi kontsert. Tibul on see väike värk, et kuna see esiaken on nagu nii, ta ei ole nagu voolujoonaline, vaid ta on nagu niimoodi sirgelt suht ülesse, siis kõik nagu putukad surevad või klaasi peal ära ja seda peab aeg-ajalt puhastama, et välja näeks mõnusasti. Tibu on üks tapamasin. Kui ma tahan filmida näiteks mingit ilusat loodust või linna panoraami aknast välja, siis kaamera fokusseerib nagu nende täpikeste peale. Väga raske on saada mingid ilusad piltisid kätte, sellepärast tuleb aeg-ajalt iga mingi paarisaja kilomeetri tagant käia sellised üle. Rahvas, ma sain võtme Hauakambrisse. See on Juffa hotell. Ma leidsin selle täiesti suvaliselt siia poole sõites, mis oli vaja kuskil, kus kiiresti ööbida. Ja ma leidsin sellise kloostri. No see on tema Hauakamber. Arvad, jah? Wow, ole kus. See orel on ka lihtsalt nii massiivne. See on nii creepy. No isikliku Hauakambri võtmega tee lahti. Wow. Tänapäeval ei tehta selliseid ehitisi enam. Aga minu meelest see on kunst, see on lihtsalt nagu midagi nii erilist. Võtta sinna alla auku. Appi. Täiesti põgg. Mis ei tohi vist naerda. Mõtle, ta hoiab seda kõike, seda maja oma pea peal. Kas sa tead, et linnud on droonid? Mina ei tea. Paneme 2 küünalt, sulle ja mulle. Ma siin kõik mündid, mis ma kodust leidsin kaasa ja vaata, lähebki kogu aeg vaja neid. Panen siia pedestaalile. Ära kunagi puhu ära tuld. See on päris äge, nagu siuke loss. Ma ei ole mingi printsess lossis, ma olen lihtsalt mingi suvaline matka ja kas ta varjuolust saada üheks ööks? Ma ootasin kogu öö, et saabuks hommik. Kohe, kui ma siia tulin, ma olen siuke, et pekki küll siin kindlasti kummitab, nagu raudselt kummitab siin. Ma kohe mõtlesin, et kui siin on kummitused, siis ma kuulen samme ja ma fucking kuulsin samme kohe, kui ma hakkasin magama jääma. Ma kuulen nagu siukest häält. Esiteks, kes kõnnib niimoodi? Nagu, inimene. Miks ta peaks kõndima nii aeglaselt ja nagu salakavalalt ja mu süda hakkas niimoodi puperdama, et ma mõtlesin, et ma lihtsalt saan mingi südameataki, siis ma nii hulluk kartsin. Mul oli nii pala, ma higistasin nagu freaking siga siin teki all, aga ma julged ennast liigutada enne kui Harri ennast liigutada, sest mul on nagu see värk, et kui siin on kummitused, siis ma ei taha, et nad teavad, et ma olen nagu samal ajal üleval, kui ma kuulen nende hääle. Ma tahan teha näo, et nagu ma ei kuule teid, vaata. Vaata, ma pean. Appi, ma kutsusin abi praegu või? Hello! Aga mõtle, kui need kõik inimesed, kes siin töötavad, kõik on teed kummitused. Happy Genus together. Genus. Genus. Happy Genus together. Nii on tõesti nagu nuss on tõesti lihtsam öelda. Kas sa tead, mis tähendab genus? Nauding. Tahtsin rahva käest küsida, aga nüüd te siis teate. Kui te midagi siit videost õpite, siis natukene saksa keelt. Me saame sellega teha oma akna puhtaks ju. Vaata. See valgus, mis on siin nagu mägedes ja siin piirkonnas, see on ebareaalne. Iga pilt on nagu maailma ilusam, no. Oh my god! Issa, me oleme nii palju tankinud selle reisiga. Kuidas ma alles nüüd saime aru, et midagi on jumala kahtlust? Ole, kus fucking fuck. Siin on jäljed. Kõik saavad teada kohe, kus me tulime. Aknast absoluutselt see ei paistnud mitte kordagi. Kurat, sellepärast me pidime kogu aeg tankima. Ma ei mäletanud, et Tibu nagu nii palju diislit võtab. Ega see läks üha suuremaks. Guugeldame ruttu, kuhu me saame selle auto viia. Kogu aeg mõtlesin, et kas see on okei, et nii tihti peame tankima. See ei ole okei.
kell on 12 ja see koht pannakse kinni kell 12, aga uks on veel lahti. Hello. Hi. Hello! We have a little problem with the car. Yeah. So, the problem is... Et loodetavasti võiks see olla lihtsalt, et bensuvoolik on lahti, siis paned selle kinni ja kõik on hästi, aga võib-olla on see mingi muu asi, bensupump. I hope it's only a line we can repair it, but... Et esialgne diagnoos on, et see on kütusefiltri tihend, mis läbi hakkas laskma. Ja kas see on lihtsamate killast asi või pigem keerulisem? Tehniliselt on ta lihtsamate killast, aga seda tihendit on vaja kuskilt saada. Stop! Mitte kõige paremad uudised. Me vist ei jõua Korsikale, on sulle tunne? Või? Ma ei tea. Okei, ühesõnaga, me saame teada, et filtri kest on katki või? Filtri kest on katki ja see on vaja ära vahetada. Seda ei saa nagu ajutused ka midagi vist teha, on ju? No võib proovida, aga... No meil vist pole mõtet riskida sellega, siis meil nii palju vaja sõita. Me oleme 4 minuti kaugusel Itaalia piirist, kus me pidime minema täna Dolomiitidesse. Minu lihtsalt hirm on see, et ma arvan, et me ei jõua Korsikale. Meie reis tegelikult pidi nagu lõppema Toskaanas, kuhu me pidime minema pärast Korsikat. Ehk siis nagu võib-olla lihtsalt me lähme varem Toskaanasse ja tripime hoopis Itaalias ringi. Yeah, we bring it back. Ühesõnaga, kuidas meil siis läks Tibuga? Tibu jäi praegust haiglasse, sellepärast, et seal peab siis selle uue mingi filtri talle või filtri katiku korpuse ostma või tellima, panema peale ja võib-olla see jõuab homme hommikul, võib-olla ülehomme hommikul. Ehk siis me ei tea seda. Meil anti asemele selline nunnu Opel, millega me siin ringi vurame ja praegu me oleme Lake Misurina juures, mis sa nagu näete täitsa jääs veel. Nii et meie lase oma seiklustel minna luhta. Kui me saame auto kätte homme, ehk siis Tibu kätte homme, siis me veel jõuame Korsikale. Aga kui me homme seda kätte ei saa, siis me peame oma plaanid tegema täiesti ümber. Vaatame. Ma ei tea, pole õrna aimugi, mis saab. Täiesti ebareaalne. Mul on hea meel, et me siia paariks päevaks kinni jäime, sest et siin peab ka olema pikemalt kui lihtsalt mingi pool päeva, mis meil alguses tegelikult plaanis oli. Üliäge. Ja selle maja see on äge. See on lasteaed. Maha jäetud. Vist maha jäetud, jah. Saad aru või? Ma tegin sellised piiriili praegu. Okei, lähme nüüd oma hotelli ja hakkame palvetama, et Tibu on hommikuks saanud omale selle filtri mingi kaane või korpuse, mis kurraadi asi see on. Selle välja veits nagu Tibu, aga ei ole, see on selline bränd nagu Ineos ja selle automudeli nimi on Grenadier minu meelest, see on vist aasta või 2 olnud turul ja ta näeb ikka väga püss välja. Nagu kõik on sama põhimõtteliselt nagu Tibul, aga lihtsalt veits teistmoodi. Tere õhtust Dolomiitidest! Käib suuremat sorti droonitamine, muidugi veiniga ja vaata, et siit meie hotelli juurest on imelised. See on meie hotelli. Ma selle tegema korda ja siia elama tulema. God! Oh! Auto sai valmis. Okei, seal on. Tibulja. Me oleme siin. Djibouti. Djibouti. Oh yeah, baby. Wow. KFZ Technik Ordner. We love you. Ausalt nad aitasid meil teha Tibu korda. Ja mis siis põhimõtteliselt juhtus, oligi see, et Tibu filtri korpus oli saanud pihta. Ma räägin võib-olla seda asja ise. Okei.
see katki. Okei, see oli nii. Kui me siia sõitsime Tibuli järgi, siis mul oli lahti Korsika praamide nagu see koduleht ja ma olin nagu teostamas ostu. Kuna me tulime Itaaliast Austriasse üle, siis mul läks internet ära. Minu ost nagu läks lühisesse. Kõik autokohad on välja müüdud. Saate aru või? Ja see on mingi märk, et me lihtsalt ei pea minema nagu Korsikale. Jääme Itaaliasse.